ühinesite meiega selleks ümarlauaks ja annan kõigepealt tervituseks sõna ministrile ja seejärel kuulame Erikese käest, kuidas kooli läheb, mis on kooli tuleviku prioriteedid ja siis on kõigil võimalik rääkida oma kogemustest Eesti kooliga, soovidest tulevikuks ja küsimused-vastused. Aitäh, ja tore on siin taas olla. Mul 4. kord olla Eesti majas siia tulles mõtlesin ja kõik korrad on midagi väga sümpaatsed olnud. Ma arvan, et ka täna võiks olla nii, et hea meelega kõikidele küsimustele, mis teil on, vastan ja pigem üsna sellises, nagu siin kombeks on, mitteformaalses ja vabas õhkkonnas võiks see kohtumine või arutelu siin toimuda. Minu siinse sellise külaskäisu ja visiidi mõte ja eesmärk eelkõige on tegelikult, ma mõtlen siis nüüd Ameerika Ühendriikidesse tuleku. Mitte nii, et ainult Eesti maja külaskäigu eesmärk on tegelikult tänu avaldada Ühendriikidele, sest et selles olukorras, mis siin viimasel paaril aastal arenenud on, meie regioonis kuidagi eriti teravalt, ma arvan, kõigil teadustamaks see, kui oluline sellise liitlase ja sõda olemasolu on, nagu Ameerika Ühendriigid Eestil olnud on ja juba praegu. Ja meil hiljuti tuli välja üks selline uuring, mida on tehtud aastase vahega, kus küsiti inimeste käest muuhulgas üks selline küsimus, et kuidas nad tunnevad ja kuidas nad usuvad, kas Eesti julgeoleku olukord on muutumas paremaks ja muutunud paremaks. Siis aasta aega tagasi oli 20% neid, kes vastasid, et jah, nad usuvad, et Eesti julgeoleku olukord muutub tugevamaks, paremaks. Ja nüüd aastaga, mis te arvate, kuidas see number muutunud on arvestades kõiki sündmusi, mis toimunud on? Vähenenud. Tegelikult on täpselt vastupidine. Tegelikult on 32% selle aasta kevadel neid, kes ütleb, et nad usuvad, et Eesti julgeoleku olukord paraneb ja on paranenud. Mis omakorda peegeldab seda, et kõik see, mida meie liitlased teinud on, see, et nende kohalolek on Eestis nähtav, seda hinnatakse väga kõrgelt, need kinnitused selle kohta, et julgeoleku valdkonnas liitlaste peale saab alati loota, et need on inimeste turvatunnet hoopis kasvatanud ja ma arvan, et see on üks väga oluline asi, sest kui inimesed ennast turvaliselt tunnevad, hästi tunnevad, siis ma arvan, et see üleüldisele olukorrale kindlasti annab ka hästi palju juurde. Ja kindlasti nendel kohtumistel, mis siin nüüd nende mõne päeva jooksul toimuvad, nii siis New Yorgis, kus eelkõige siis ÜRO raames erinevaid kohtumisi on, kui Washingtonis kindlasti lisaks, siis on soov meil arutada seda, kuidas selles olukorras edasi. Sest tuleb ikkagi ju, kõik mõistavad seda, et muutused, mis toimunud ei ole midagi sellist väga kiiresti mööduvat või midagi sellist lühiajalist, vaid see olukord püsib hoolimata sellest, et Putin täna oli teinud avalduse, et Venemaad ei peaks keegi kartma ja et sisuliselt üritab Venemaa siin esineda justkui, ma ei tea, rahu vahendajana hoolimata sellest, et ta ise on tegelikult probleemi põhjustaja. Et need eeldavad ja vajavad sellist pikemaajalist vastust meie liitlaste poolt ja nende poolt samamoodi, et need on ilmselt need põhiteemad, millele me siin keskenduda. Aga teie käest ma tegelikult muuhulgas ootaks tagasisidet selle kohta, et uus valitsus on meil nüüd siin mõned kuud tegutsenud, kuigi te jälgite interneti vahendusel meediapilti, siis on tunne, et üks suur valimiskampaania kestab veel ilmselt veel pikalt. Ja muude oluliste asjade kõrval põhirõhk on meil uue valitsuse poole pealt seatud esiteks julgeolek, aga seal kõrval eelkõige lastega perede olukord, lastetoetused,
aga samamoodi siis üldine maksukoormus, tööjõumaksude vähendamine. Aga on üks teema, mis nende muude oluliste asjade kõrval mulle endale tegelikult on väga tähtis ja see puudutab sellist Eesti võrgustiku loomist üle maailma. Ja mis ta eriti oluline mu meelest on see, et kui meil hinnanguliselt umbes 15% rahvastikust elab väljaspool Eestit, siis ma arvan, et suuresti tänu nendele inimestele, kes kõik väljaspool Eestit toimetavad, töötavad, õpivad, elavad, reaalselt Eesti on oluliselt suurem, kui ta muidu oleks. Et alati on neid, kes näevad seda justkui suure probleemina, et väljaspool Eestit seda palju inimesi toimetab, mina ütlen, et see tegelikult on Eesti tugevuseks. Ja kuidas neid inimesi, kes siis ükskõik mis vanuses ja ükskõik millises konkreetses valdkonnas toimetavad, kuidas neid kõiki siduda sellisel moel kokku, et see võrgustik tõesti parimas mõttes Eestit suuremaks teha aitab ja aitaks. Et selleks on meil soov nüüd veel suvisel perioodil valitsuses pigem seda arutelu maha pidada. Ja teie käest ma lihtsalt küsin, et kuidas, mis on teie soovitused, mida me tegema peaksime, et see sellisel kujul hästi tööle läheks. Inimesed on väga erinevates valdkondades ja tõesti, et igaühel omakorda on oma võrgustik inimestest selles asukohariigis, keda ilmselt oleks võimalik ja saaks heas mõttes ära kasutada. Ma arvan, et see, mida te siin Eesti koolis teete, see on tegelikult üks näide sellest, kuidas seda kõike teha. Ja mu meelest on see väga imetlusväärne, mis te siin teinud olete ja kuidas te seda väga püsivalt teinud olete. Nii et au ja kiitus. Ja ma tõesti arvan, et see on sellise sideme hoidmine, arendamine seal Eesti jaoks see on tähtis. Nii et mis maha. Ja tõesti, et millist nõu jõudu te ootate juurde rohkem selles osas. Ma olen täna ainult üks suur võrd, et ma olen kuulnud. Nii et ma arvan, et selline väga lühike sissejuhatus, aga tõesti, et hiljem mis iganes teemadel, mis teil endal parasjagu hingel või huvi pakub, siis küsige ja arutame.